2025. aastal ja õpetajate jaoks nende tugiprogrammi esimeste kohtumistega juba 21. augustil. Lisaks sellele tutvustame me täpsemalt sedasama tugiprogrammi, mis on mõeldud õpetajatele selleks, et julgustada ja toetada neid siis tiihüppe tegevuste rakendamisel oma õpilastega. Me räägime lühidalt ka siis sellest õppimist toetava haridusrakenduse arendamisprotsessist ehk siis sellest, et milline siis saab see rakendus olema, mida meie õppijad koos õpetajatega kasutada saavad alates septembrist. Ja me jätame aega ka küsimuste ja vastuste jaoks selleks, et teie saaksite siis neid meile esitada. Me salvestame tänase kohtumise, nii et soovijad saavad seda järele vaadata. Me kindlasti jagame ka salvestuse linki oma ministeeriumi kanalites. Lisaks sellele palume me kõigil hoida mikrofonid hääletul, sellepärast, et tagada see, et kõik kuulevad kenasti seda inimest, kes parasjagu räägib. Teie küsimused, mida teil meid kuulates tekivad, on väga oodatud vestlusaknasse, et võite need sinna kirja panna ja küsimuste ja vastuste osas ma loen need ette ja Jaaniga koostöös siis proovime neile vastata. Ma usun, et me leiame vastused. Lisaks sellele on teil võimalik ka anda käega märku, kui te soovite oma küsimust suuliselt esitada. Et te näete, siin üleval on selline nupp nagu tõsta nupp ja kui te sealt annate käega märku, et teil on küsimus või selle käemärgiga märku, siis ma saan anda teile sõna, et teeme nii, et te saate siis mikrofoni lahti sellel hetkel, kui mina näiteks ütlen, et palun, et Diana, näiteks sul on küsimus, et palun küsi oma küsimus. Ja ma arvan, et kõigepealt korraks veel hästi ülevaatlikult, et mida tiihüppe haridusprogramm või millist sõnumit ta soovib siis edasi anda. Et haridusprogrammi selline juhtlause on pärisaru enne tehisaru. Ehk siis tiihüppe puhul me räägime avaliku ja erasektori koostöös ellu kutsutud haridusprogrammist, mille eesmärk eelkõige on toetada meie õppijates paremate õpiharjumuste kujunemist. Ja me teeme seda, kasutades selleks õppimist toetavat õpirakendust. Jaan räägib pärast täpsemalt, mida siis konkreetselt see õpirakendus endast kujutab ja ka õpetajate tugiprogrammi. Ja kogu tiihüppe programmi juht või selline juhtorgan on sihtasutus ja sihtasutus on saanud endale esimesed siis meeskonnaliikmed, kelleks on siis sihtasutuse juhid Ivo Visak, kes on sihtasutuse tegevjuht ja Märt Lume, kes siis kannab hoolt selle eest, et see haridustehnoloogiline lahendus, mis koolidesse jõuab, oleks täpselt see, mis meie õppijate siis õppimist toetab. Lisaks sellele on sihtasutusel nõukogu ja nõukogus on siis hetkel Kristi Vinter-Nemvalts, kes esindab Haridus- ja Teadusministeeriumit, Oleg Šaitkovski, samamoodi HTM esindaja ja ettevõtjate ehk erasektori poolelt Hannes Tamjärv, Linnar Viik ja Andre Visse. Ministeerium on väga aktiivselt kogu tiihüppe programmi protsessi kaasatud
ja kõikide küsimuste puhul, mis teile tundub, et seda teemat või selle teema juures, et millele võiks vastata siis ministeerium, et siis olete oodatud kirjutama mulle. Riin Saadjärv, riin.saadjärv@hm.ee, ma panen siia õige selle aadressi ka, et siis saab sinna kirjutada. Ja lisaks sellele on tegelikult kogu seda protsessi sisuga täitmas meie teadlaste meeskond, kuhu kuuluvad Jaan Aru, Kaspar Grupp, Grete Arro ja Maarjo Mäeots. Ja nemad on siis inimesed, kes peavad silmas seda, et sisulise poole pealt kõik see, mida me TI-hüppe programmis koolides teeme, oleks vastavuses sellega, milliseid õppeprotsesse me oma koolides näha soovime selleks, et tegelikult täituks see eesmärk, et me toetame õpilaste õppimist. Ja ma tegelikult annaksingi nüüd sõna kohe Jaanile, et kes saab siit edasi minna ja täpsemalt neid sisupunkte siis avada. Et palun, Jaan, kui sa oled valmis, siis mikrofon sulle. Jah, aitäh. Mina olen Jaan Aru. Mõned tunnevad mind, kes ei tunne, siis ma olen teadlane, kes uurib aru ja tehisaru ja seda, et kuidas tehnoloogia, näiteks tehisaru, meid mõjutab. Ja üritangi anda siis ülevaate nendest sisuaspektidest. Aga ma alustan ühest küsimusest, mis paar õpetajat on minult küsinud privaatselt. See on see, et miks me peame nii väga kiirustama, et miks me järgmine aasta seda ei teinud. Ja ütlen kohe ausalt, et jah, eks ka meie võib-olla oleks tahtnud teha rahulikumalt, aga minu ja ka teiste teadlaste suhtumine on, et kui selline otsus tuli, siis teeme ära. Ja ma üritan teile täna selgitada, et kui me koos teeme, siis vast saame valmis ka. Aga teine ja veelgi tähtsam sõnum on see, et praegu, siin ja praegu ja suvel võtke teie õpetajad rahulikult. Et keegi ei ütle teile, et teie peate suvel mingeid asju ette valmistama või teisiti tegema, et me hakkame pihta teiega ikkagi alles augusti lõpus, 21. augustil. Ja kui nüüd need kaks põhisõnumit on antud, siis lühidalt tutvustan, väga lühidalt ütlen paar sõna tausta kohta ja siis lähen sisu juurde. Et enamik teist ka teab seda tausta, aga lihtsalt, et oleksime kõik samal joonel, et esimene küsimus, et miks me üldse teeme seda, miks meil on vaja seda TI-hüpet teha. Põhiprobleem on see, et tehisaru on siin ja nagu kõik te teate, siis teie õpilased kasutavad neid vahendeid ja nagu te paljud ka teate, nad tihti kasutavad neid rumalalt. Seega, kui me midagi ei tee, kui jätkame samamoodi, siis meie ja meie riik, me ei saa mitte targemaks, vaid vohab loomulik lollus. Seega võimalus on siin selle tehisaru tuleku tõttu, et me tegelikult muudame teatud protsesse ja nagu Riin ütles, TI-hüppe eesmärk on toetada õpilaste paremate õpiharjumuste kujunemist. Ühesõnaga isegi paremate harjumuste kujunemist kui praegu enne tehisaru. Ja seda üritame siis teha läbi kahe aspekti. Meil võib ka öelda, et on rohkem, aga kaks suurt on. Üks on see, et meil on õpirakendused, millest ma räägin. Ja teine on see, et meil on õpetajate tugiprogramm. Ja kolmandaks, ma natukene mainin ka teadustöö kohta, aga seda väga lühidalt. Ja nüüd enne kui ma hakkan veel selgitama seda tugiprogrammi, siis ma tahaks öelda ühte asja. Et tegelikult te olete ka õpetajatena kindlasti TI-hüppe kohta kuulnud igasugu asju. Ma tahan öelda, et see, mis me täna räägime, see on õigem kui see, mis te varem olete kuulnud, eks? Et osati meist mitteolenevatel põhjustel on informatsioon igasugust. Seega, kui te täna kuulete midagi, mis on vastuolus sellega, mis te varem kuulsite, siis võtke tõe pähe seda, mis me täna räägime. Ja teine aspekt on see, et ehkki plaan on olemas, siis meil on mõned asjad, mis on ebakindlad ja ma rõhutan ka neid kohti ausalt, kus me tegelikult päris täpselt
veel ei tea. Nii, aga lähme siis selle ühe kõige tähtsama komponendi juurde, mis on õpetajate tugiprogramm. Selle taga on see sisutiim, keda Riin ka näitas, Grete Arro, Kaspar Kruup, Maarjo Mäeots, mina ja mõned veel, kes siin-seal natukene aitavad. Ja meie lähtepunkt on see, et me tahame õpetajaid toetada ja et meie jaoks kõige tähtsam on see, et teil on autonoomia. Keegi ei tohi mitte kunagi teile peale suruda, et te peate tehisaru kasutama. Me tahame, et teie ise otsustate, kui palju te tehisaru kasutate, aga meie roll on siis toetada ja näidata, et seda saab hästi kasutada, näidata, kus seda on kasulik kasutada ja pakkuda seda tuge, et kui te tahate muuta oma õpetamist, siis teil on võimalus seda teha. Ja see tugiprogramm hakkama saama. Mõte on selles, et see 21. 22. augustil on alguspunkt, kus me üritame anda tugeva vundamendi. Aga siis tegelikult läbi aasta on protsess käib, kus meie teid toetame. Kui me vaatame seda 21. 22. augusti koolitust, siis üks põhiküsimus on olnud, et meil juba on koolitusi. Kas mingid elemendid seal korduvad? Ja siis ma saan öelda kahte asja, et jah, võib olla, et mõni element kordub, aga kui just mina ei ole käinud teie juures koolitamas, siis me räägime asju teistmoodi ja meie eesmärk 21. 22. augustil anda koherentne ja sujuv kooslus asjadest, kus me väga lühidalt keskendume nendele baasasjadele, mida te kuulnud olete, näiteks, et kuidas tehisaru töötab. Räägime sellest, aga lühidalt, et kõik oleksid samal lehel. Ja põhiaur nendel päevadel läheb siis esimesel päeval peamiselt selle alla, et mis on see rakendus, mida õpilastele pakume, mis on selle sisu ja me üritame selgitada seda läbi selle, et me selgitame ka, mis ajus toimub ja mis meie mõtlemises toimub, kui me õpime. Et kõigil esimese päeva lõpuks oleks hea baas, arusaam, millist tehisaru me tegelikult tahaksime, milline tehisaru meil on sügisest kasutusel ja miks. Ja teine päev, 22. august on siis rohkem keskendunud sellele, et kuidas seda praktiliselt rakendada, kuidas seda tegelikult kasutada ja mida sellega teha saab. Nii et see mõte ongi, et anda õpetajatele kõigile teile see hea vundament, et te saate siis tegelikult väga hästi või piisavalt hästi aru, et 1. septembril alustada katsetamist. Aga ta ei ole valmis, eks, et siis septembris hakkavad ilmnema probleemid, mis teil on, millega mõni siin-seal jänni jääb. Ja siis meie ülesanne on üritada neid probleeme koguda ja siis septembri lõpus teha väike lisasessioon, võib-olla 1,5 tundi näiteks, eks, kus me täpselt nende probleemidega tegeleme. Oktoobris tuleb järgmine sessioon. Meie mõte on see, et me üritame jooksvalt koguda neid asju, mis teie mured on ja sellega tegeleda. Et protsess oleks nagu aasta ringi. Ja nendele lisanduksid siis koolides õpiringid, kus õpetajad omavahel saavad kogemusi jagada. See sõltub vist teatud määral sellest, et kuidas teie kool seda on nõus organiseerima, kas õpetajad ise võtavad selle kätte, aga meie poolt selline võimalus on pakutud. Ja see koolitus juba 21. 22. august toimub Moodle'is. Ja me tegelikult loodame, et läbi aasta see Moodle'i kanal jääb lahti ja see on koht, kus saab esitada küsimusi, näiteks, et mis probleemid on. Loodetavasti meil on seal tehniline inimene, kes saab osade tehniliste probleemidega tegeleda, et meile jäävad siis rohkem need sisulised asjad. Ja teiseks Moodle'is, kui vähegi võimalik, et saab tekkida ka kogukond, kus te omavahel saate arutada neid asju. Ühesõnaga, see on see tugiprogramm väga lühidalt ja veel kord korrates, 21. 22. august on stardipauk, aga tegelikult see kestab läbi aasta
ise te saate ka kaasa lüüa, näiteks ise siis ka oma kooli sees neid kogemusi rohkem jagades ja näiteks siis seal Moodle'is ka neid asju arutades. Teine aspekt on rakendus. Mida me siis saame pakkuda 1. septembril? Ja siin on see koht, kus peab olema aus ja ütlema, et ega me tänasel päeval 100% kindlad olla ei saa mitmel põhjusel, et mis seal 1. septembril on. Aga see visioon, mis on põhimõtteliselt kokku lepitud ja mille suunas meie kõik tööd teeme, on see, et on eraldi Eesti jaoks tehtud rakendus, mis toetab õppimist. Seega näiteks, kui te olete kuulnud, et õpilased kõik saavad mingi ChatGPT tasulise versiooni, siis see ei ole see, mis on meie visioon olnud ja see ei ole see, mille suunas meie töötame. Meie töötame selle nimel, et oleks rakendus, mida õpilane kasutab, mis põhineb teadustööl selle põhjal, mis me teame õppimise kohta, kus me teame, et kuidas tal on kõige parem õppida. Ja see rakendus siis koosneb mitmetest komponentidest. Ma ei hakka kõiki neid tutvustama, selleks on ka see 21. august. Aga näiteks mõned asjad, et kui teie õpilane läheb ChatGPT-sse, ütleb, et kirjuta mulle siin selle ühiskonnaõpetuse jaoks see kodutöö valmis, siis ChatGPT ütleb suure rõõmuga. No, aga see rakendus, mida me teeme, siis pigem soodustaks seda, et õpilane hakkaks ise mõtlema, teeks mõned sammud ise. See on üks asi. Teine näiteks asi on see, et kui te praegu ChatGPT-lt midagi küsite, siis ta räägib teile hästi pikalt ära, niimoodi koormab üle teie töömälu. Meie poolt siis on pandud see juurde, et tegelikult see vastus oleks võrdlemisi lühike, konkreetne ja ei annaks 3 ülesannet õpilasele, vaid pigem 1 järgmise asja. Noh, seda on sellised baasasjad. Aga siis on seal vahetult õppimisega seotud asjad. Näiteks, et me tahaksime, et see programm jälgib ja motiveerib õpilast paremini õppima, rohkem õppima, eks? Et see tihti probleem õpilastel on see, et nad lihtsalt ei ole motiveeritud tegelema selle asjaga. Aga meile tundub, et siin on võimalus teda aidata, tal leida see motivatsioon üles. Sellega seotud aspekt on see, et ChatGPT ta on loodud nii, et oleks võimalik kasutajasõbralik, et ta täidaks teie soove, eks? Aga õppimiseks on tarvis seda, et õpilane kohati peatuks ja pingutaks. Ja jällegi meile tundub, et on võimalik põhimõtteliselt selline rakendus luua, mis seda ka soodustab. Need kõik asjad on asjad, millega me praegu tegeleme, et sellist rakendust luua. Meil on koostöö OpenAI-ga, aga me oleme väga realistlikud. Täna on mai lõpp, et kas see kõik täpselt selles vormis saab 1. septembriks valmis. Et jällegi, mina ei saa olla see inimene, kes lubab asju, mida ma ei saa garanteerida, eks. Küll ma saan garanteerida, et meie üritame neid asju sinna sisse panna, võtame teadustööd ja mõtlemegi, nagu ma ütlesin, et kuidas on see, et ilusasti ja õigesti oleks see protsess struktureeritud, milliseid elemente arvesse võtta, näiteks motivatsioon, pingutus, ja näiteks, et kuidas viia selleni, et õpilane midagi õpiks. Et siin on meil suur teooria kontseptuaalsest muutusest, et kuidas käib see, et õpilane midagi uut aru saab. Nüüd küsimus on, kas me saame tehisarvuprogrammil aidata seda sammu teha osati. Osa sellest jääks õpetajale, aga tehisarvuprogramm seda suudaks teha. Ja et see programm heal juhul ta üritab aru saada, mille taha õpilane praegu jääb ja üritab siis õigesti seda õpilast suunata. See ei ole niisama lihtne ja siin on palju tööd veel vaja teha. Nii et jah, meie suvi on üsna sisustatud, ütleme nii, sest me peame näiteks testima neid versioone, mida OpenAI meile annab. Ja ma teile ütlesin, et teie võite puhata, kui keegi on selline, kes tunneb, et ta tahaks ka võib-olla kaasa lüüa siin-seal, siis ei pea. Aga te võite mulle kirjutada, sest meil ühel hetkel me oleme selles punktis, kus meil on neid süsteeme natukene vaja testida ja võib-olla kui mõni õpetaja, kes tunneb, et ta tahab sellega tegeleda on, siis me ilmtingimata ära ei ütle.
Nüüd üks küsimus, mis tihti tuleb, on see, et okei, aga miks need õpilased peaksid kasutama neid tehisaru süsteeme, mis neil nagu aitavad õppida, miks nad lihtsalt ei kasuta ChatGPT-d? Siin on kaks vastust. Ühelt poolt me loodame nagu, et meil õnnestub gümnaasiumiõpilastel nagu selgitada, et miks nad tegelikult kasu saavad sellest, kui nad ise õpivad. Ja me üritame siis 21. augustil anda teile ka need mõtted ja ideed, et kuidas te saate õpilastele selgitada, et miks on kasulik ise õppida. Teine aspekt, mida me tahame teha, on see, et tegelikult õpetaja saaks oma slaidid ja enda poolt legaalselt omastatud õpivahendid, dokumendid näiteks sinna oma GPT-sse sisse panna, nii et õpilastega saaks jagada selle õpetaja spetsiifilist GPT-d. Noh, meil on see läbi mõeldud, kas see nüüd kõik saab hästi võimalikuks. Jällegi, ma ei saa tänasel päeval garanteerida, aga see on see, mida me soovime. Ja niisiis, te olete näinud, et see tugiprogramm on väga õpetajakeskne, aga see rakendus iseenesest on õpilase keskne. Õpetaja saab ka ligipääsu, nagu ma ütlesin, õpetaja saab siin oma materjale lisada ja me oma pilootkatsetes on näinud, et see on õpilaste jaoks väga keskne argument, et see on minu õpetaja materjalid, mul tasub seda kasutada, mitte ChatGPT-d, mis võtab kuskilt igalt poolt maailmast seda informatsiooni, eks. Aga õpetajale lisaks on siis vähemalt planeeritud, et on ka lihtsalt ChatGPT tasuline litsents, kui ma õigesti aru saan. Riin võib pärast mind parandada selles aspektis. Niisiis, rakenduse peamine eesmärk on aidata õpilastel paremini õppida. Selle nimel teeme tööd ja üritame seda siis 1. septembriks ka enam-vähem valmis saada. Lühidalt kommenteerin nüüd teadustööd, sest see on ka asi, mida mitmed õpetajad on väga õigesti küsinud, et kuidas me mõõdame seda, kas see asi töötab. Ja siin tasub öelda, et sellega siis meie sisutiim ka tegeleb muuhulgas, et me saaksime paari aasta pärast siis öelda, et kas sellest tiihüppest oli mingit kasu. Et meil on vaja mõõdikuid ja osati need on töös ja osati on arendamisel, mida me saame siis koolis rakendada võib-olla jõulude ajal, võib-olla aasta pärast. Aga teiseks meil on vaja ka selliseid mõõdikuid, mis väga peenelt hetkes praktiliselt mõõdavad, et kas see programm aitab õpilase motivatsiooni tõsta, kas õpilase motivatsioon on praegu langenud, mida me saaks teha, et seda tõsta. Ma ei hakka sinna sisse minema, ma ütlen, et me tegeleme sellega ja see on üks tähtis aspekt meie tööst. Tahtsin siin öelda ka paar sõna selle kohta, et kuidas te saate infot selle asja kohta, kui teid huvitab. Alates augusti lõpust me loodame, et üks selline keskne infokoht on Moodle, kust saab seda kõike neid infot kätte. Ma ei tea, ja see on üks küsimus, mida ma siin küsin praegu koha peal Riinult ja Elolt ka ja Teistfelt, et kas me võiks selle Moodle'i ka nagu natuke varem lahti teha. Me ei pea seda praegu vastama, aga me võime seda mõelda, sest siis saaks juba seal nagu hakata teatud suhtlus pihta ja inimesed saaksid registreerida. Teine koht, ja Moodle'i kohta ma ütlen veel, et Moodle saab selliseks kohaks, et kui meie tahame otse, nagu meie teadlased, sisutiim tahab teiega ühendust võtta, siis see on väga hea koht, kus me saame teile kõigile nagu kohe sõnumi saata, kes on seal Moodle'is sees, eks. Teine koht, kust infot saab, on tiihüppe uudiskiri. Vast enamik jälgib teist, aga see ka on kokku lepitud, et näiteks juulis ei ilmu, et saavad õpetajad puhata. Ja viimane asi, mis just täna sai valmis, on siis, et on olemas nüüd tiihüppe KKK või korduma kippuvad küsimused, kui te lähete tiihüppe lehele või ma ei tea, kas Riin saab jagada. Ma lisasin tegelikult chati juba ka selle. Selge, et see on seal olemas, siis näete sealt, vabandust, mina praegu ei jälgi chati. Et seal on osad küsimused meil vastatud, osasid saab ka täna arutada. Ma ütlen veel paar sõna kokkuvõtteks ja siis saamegi teises pooles minna küsimuste juurde. Et mulle väga meeldis, mis president Alar Karis ütles. Ta ütles seda aastapäeva kõnes, et tark rahvas ei volita mõtlemist masinatele, vaid kasutab neid oma tugevuste võimendamiseks ja nõrkuste kõrvaldamiseks. See on meie eesmärk.
ja me kõik õpetajad saame aru, et noh, et see ei ole triviaalne, et see ei tule kuidagi niisama, et nüüd lihtsalt kasutame tehisaru ja siis tugevused võimenduvad ja nõrkused kõrvalduvad. Ei, see on vaja meil koos teha ja see on selle tiihüppe eesmärk, nagu Riin ka pani, et meil on päris aru enne tehisaru. See on see, millele me keskendume. Aga et seda ellu viia, see tegelikult saaks reaalsuseks, siis me vajame teie kõigi abi, sest ega selle suure muutusega, mis me teha tahame, sellega ei saa hakkama tiihüppe sihtasutus. Sellega ei saa hakkama meie teadlased seal nõukogus, ei saa hakkama visionäärid. Ainus võimalus, kuidas me selle kõigega hakkama saame, ongi see, et me teeme seda koos. Meie teadlased oleme siin teie jaoks. Ma loodan, et täna saite natukene infot, aga nüüd selle teise poole saame siis kasutada selleks, et vaadata läbi mõningaid küsimusi. Aitäh! Ja aitäh, Jaan. Et ma tegelikult loeksin ette paar küsimust, mis on siin chatis ja julgustan siis kõiki andma märku, et kes soovivad oma küsimusi ka küsida. Esimene küsimus, Jaan, on selline, et gümnaasiumis on õpiharjumused juba tekkinud ja neid muuta on väga keeruline. Et miks alustatakse just neist? Miks ei alustata näiteks teise kooliastmega? Jah, et siin on mitu põhjust. Esiteks põhimõtteliselt muidugi võiks ju teha terves koolis, igal pool selle, aga me näeme praegu ja kohe alguses mainisin ka, et kui raske see on isegi nagu seda niimoodi konkreetses antud juhul gümnaasiumi astmes nagu üldse ellu viia. Nii et seetõttu väga hea, et me suuremalt ette ei võtnud. Miks gümnaasiumis? Gümnaasiumis on kõige rohkem nagu vabadust, nagu te ise ka teate, natukene ümber muuta, struktureerida ja õpilased on ka teatud valiku teinud oma elus, et nad seal gümnaasiumis on. Nii et seetõttu nagu strateegiliselt tundus see kõige mõistlikum, aga see küsimus on väga õige ja me oleme väga teadlikud, et see on see probleem, et õpilastel siis on juba halvad harjumused. Nii et see on see tiihüppe plaan ka minna järk-järgult madalamale ja lõpuks tegelikult siis kõikidele need head harjumused viia. Aga jah, et see on valik. Valikul on oma head küljed ja halvad küljed, aga ta on selline loogiline koht, kuna seal on õpilased piisavalt suured ja tegelikult paljud õpilased üle Eesti ka vahetavad kooli, siis need on nagu väga loogiline koht, kus sa lähed uude kooli ja saab öelda, et siin me teeme ja õpime uut moodi. Diana, ma annan mikrofoni avan korraks, et saad oma küsimuse küsida, palun. Ja, aitäh, Jaan, kõigepealt. Ütleme, et see oli esitlus, mis esimene kord mulle natuke realistlik tundus siin kõigi nende eelnevate infode pool. Aga siin on mul tegelikult kaks küsimust, üks sisu, teine vormi poolest. Vormi poolest enne sina ütled, et pigem ma eelistaksid veidi rohkem aega. Ma olen Arro artiklit, ta ütleme, et jääb ka mulje, et ta eelistaks veidike rohkem aega. Ma olen saanud siin väga palju sisendit erineva valdkonna inimestelt, kes kõik on mures andmekaitse, kõik. Ja ometigi me ikkagi räägime 21-22 alustame, et minu esimene küsimus on see, et kes siis ei taha natuke aega juurde. Ja teine küsimus on tegelikult sisuline, et jube palju me oleme pannud seda lootusi ühe rakenduse peale. Mina ei usu, et see on tehniline probleem, mina usun, et see on natuke laiem probleem, et mul enda lapsed kasutavad tehisaru juba 1,5 aastat, ma näen, mida nad küsivad, kuna meil on jagatud konto. Ja kui neil on motivatsioon, siis nad kasutavad suurepäraselt tehisaru koduõpetajana. Praegust ChatGPT-d ilma igasuguse lisapromptita. Aga ma pean tunnistama, mõningates ainetes kasutavad ka nemad seda copy-paste lahendusena. Ja seega probleem ei ole mitte selles, et nad ei teaks, kuidas seda tehisaru kasutada nii-öelda võimestava tööriistana, vaid lihtsalt motivatsioon eri ainete puhul on erinev ja seda me kindlasti rakendusega ju ei lahenda. Et aitäh! Jah, aitäh küsimuste eest. Ja esiteks otsus tuli ju 24. veebruaril ja 25. kui president selle välja kuulutas. Et pärast seda, kui president välja kuulutab, et siis nagu mina olin see, kus mul olid teised asjad ka muidugi, aga mina tundsin, et mul ei ole mõtet võidelda, et ehk on see võimalik ära teha. Ja nii ta läks ja ma arvan, et enamik meist mõtlesid samamoodi, et kui riigipea niimoodi ütleb, et okei, me ei hakka siin vaidlema ja võitlema. Ja võib öelda, et tegime
ja vale otsus, okei, aga noh, selles suhtes, et samas me Eestis no, ju üritame olla väga edumaelsed ja tunneme seda, et me suudame asju teha, aga nagu ma lõpus ütlesin, me suudame asju teha, kui me koos teeme. Nii et ega siin tegelikult jah, nagu ma ütlesin, et meil on vaja kõigi teie tuge, et lõpuks ära teha ja ma olen kõigiga nõus, kes ütleks, et mis me nii kiirustasime, aga ikkagi noh, kiirustasime, noh, proovime see ära teha, eks. Teine küsimus oli ka väga hea, aga noh, Diana, otse loomulikult sinu lapsed on väga spetsiifiliselt, on ju, noh, neil on kahtlemata palju rohkem teadmisi kui Eesti keskmisel lapsel, eks. See on hea näide, aga seetõttu mulle tundub, et ta lihtsalt, et ta ei ole nii-öelda nagu teaduskeeles representatiivne näide. Et noh, uuringud ka näitavad väga selgelt ja me oleme ise ka uurinud, et enamik õpilasi tõesti, nad ei teagi, kuidas üldse õigesti kasutada ja see on see probleem, lähteprobleem, millest me alustasime. Nüüd, kas me keskendume liiga palju ühele rakendusele? Noh, me mõtlesime algust, me lähme laiemalt, eks, aga siis oligi, et osad need tootjad lihtsalt ei suuda meie selle ajajoonega koos liikuda, eks. Et praegu on seetõttu on söölal ainult see OpenAI, aga see ei tähenda, et see nii jääb, eks. Et see ei ole nii, et me lööme käed nüüd 5 aastaks OpenAI-ga. Ei, see on see, kuhu me loodame jõuda septembri, aga siis tegelikult need õpetajad, kes tunnevad ennast väga võimestatuna ja kellel on väga palju oskuseid, nemad saavad ise teisi vahendeid kasutada, kui nad soovivad. Ja ka õpilased saavad seda ja võib-olla mingiks hetkeks on hoopis kellelgi teisel parem pakkumine kui OpenAI. Nii et lühidalt, et see on osati nagu asjaolude sunnil, et me praegu keskendume ühele, aga teiseks ka jällegi, et on palju õpetajaid, kelle jaoks on kindlasti palju lihtsam, et me alustame ühest asjast ja siis vajadusel, kes õpetajatest soovib, saab seda laiendada. Aitäh! Ma korraks enda poolt, noh, võib-olla nagu lisaks täienduseks seda ka, et õpioskuste arendamine ja ka nende takistamine, noh, ei ole ühe programmi monopol selles mõttes, et noh, ma arvan, et see on tegelikult, Diana, et see, mis sa tõstatasid, see on ju hoopis laiem teema, eks ole, et see, et meie lapsed võib-olla mõnikord ei oska kõige targemal viisil õppida, ei tulene ju sellest, et tehisintellekt tuli nende ellu, vaid see on ju pigem nagu sellisem süsteemsem teema, millega me koolis noh, kõik peaksime tegelema. Kas ma võin korraks kommenteeriksin lihtsalt üks arvamuskäik, ma ei hakka tsiteerima, kus koolist ja kus on, aga põhimõtteliselt, kui on nii, et kui sa teed ChatGPT tasuta versiooniga ära, siis sa saad, ütleme, 70% või ei, 80%, kui teed tasulise versiooniga ära, saad 90% hindeks ja kui sa oled see rumaluke, kes loeb ise raamatu läbi ja teeb ise ära, saab 70%, siis kahjuks probleem ei ole meil rakendustes, vaid probleem on see, et meie hindamine ja kodutööd hetkel pole ajaga kaasa käinud lihtsalt kahjuks. Me oleme teadlikud sellest. Ja noh, et seetõttu see muutus, mida me vajame, ongi süsteemi muutus, lai muutus. See ei ole ainult see, et nüüd tehisaru tuleb juurde, vaid kogu see viis, kuidas me õppimisest ja õpetamisest mõtleme, peab süsteemselt muutuma. Meile tundub, et seda on kõige parem teha nii, et õpetajad teevad ja meie üritame neid selle juures toetada, eks. Et seda ei tee sihtasutus ise, seda ei tee tehisaru ise, vaid seda teeme meie kõik koos, kui me kõik saame aru, et nii nagu praegu on, edasi minna ei saa. Järgmine küsimus. Kuidas on ettevalmistusprotsessi kaasatud praktikud? Pean silmas õpetajad ja haridustehnoloogia, kes iga päev koolis töötavad. Jah, et meil, kui me oma programmi loome ja ka rakendusi teeme, siis me oleme suhtluses erinevate gruppidega, muuhulgas siis ka näiteks haridustehnoloogid. Ja noh, praegu see praktiline probleem on olnudki see, et meil tegelikult, nagu ma ütlesin, seda rakendust ju hetkel ei ole, mida me tahame hakata katsetama, seetõttu ei olegi nii, et saaks nagu väga palju midagi kuskilt näiteks õpetajatelt abi küsida. Et kahjuks, nagu ma mainisin, suur osa sellest tööst jääb suve peale ja noh, et ma loodan, et enamik teist sel ajal puhkab. Küsimus. Mind huvitab väga selle hüpoteetilise rakenduse õppesisu pool.
et õpetajad saavad sinna lisada oma materjale, aga kuidas on Eestis kasutusel oleva ametliku õppevaraga, mille sisu lisamiseks rakendusse õpetajatel ju tegelikult õigusi ei ole, et kas rakendus hakkab koostööd tegema ka õppevara loojatega? Jah, et see on väga hea küsimus, nagu ka kõik seni on olnud. Et nagu kõik aru saavad, siin on eraldi nagu legaalsed ja eetilised küsimused ja praegusel hetkel me saame öelda, et 1. septembriks me kindlasti kõiki neid õpikuid ja õppevarasid ei saa sinna süsteemi sisse panna, sest lihtsalt see protsess ei käi nii kiiresti. Nüüd konkreetne küsimus, mis minu arvates on keskne, on see, et esiteks, et õpetaja muidugi, kui ta on teinud mingid oma slaidid ja oma asjad, siis ta need saab panna. Kui ta on kirjutanud oma konspektid, siis ta need saab panna sinna sisse. Ja nüüd üks küsimus, mille ma põrgatan Riinule tagasi, ongi see, et kui õpetaja on nüüd legaalsel teel omastanud mingisugused digitaalsed õppevarad, need on nagu justkui tema klassis kasutusel, et kas sel juhul ta tegelikult võib panna need ka sinna sisse? Noh, et need on ainult temale, tema klassile, mitte ei lähe kuskile sealt välja. Ma arvan, et siin on täpselt see, et kuidas ühe või teise konkreetse materjali puhul on see autoriõigus sätestatud. Ja noh, jällegi, et see ei ole ju erisus nagu selle konkreetse rakenduse puhul, vaid õpetaja ka materjale kasutades igal juhul alati peab järgima seda, millised kasutuslitsentsid selle konkreetse materjali jaoks on. Et ma arvan, et siin jälle samamoodi, et kindlasti me mõtleme omalt poolt, kuidas õpetajat toetada, et ta neid õigeid samme teeks, aga see nagu printsiibis ei erine mitte kuidagi sellest, kuidas me muidu oma õppeprotsessis siis neid nii-öelda tasulist õppevara oleme kasutanud siiamaani. Ja nagu Jaan ütles ka, et siis hetkel meie nagu tsentraalselt õppevara mitte kuidagimoodi ei kasuta, sellepärast, et see eeldab kokkuleppeid õppevara omanikuga ja see on pikem protsess, mis tähendab seda, et me kindlasti ei astu üle sellest kuidagi mingil jõumeetodil. Järgmine küsimus, et kas õpetajad ja haridustehnoloogid, kes sihtgruppi ei kuulu, näiteks põhihariduses õpetavad õpetajad saavad ka koolitusel osaleda ja Moodle'i tegevuse käiku jälgida? Jah, see on väga hea küsimus, et meie poolt ja ma saan aru ka ja ministeeriumi poolt tegelikult kõik need materjalid on täiesti vabalt nagu kättesaadavad ja inimesed minu arvates võiksid saada liituda selle Moodle'iga ka siis, kui ei ole selles grupis, sest lõpuks meie eesmärk on ikkagi nagu kõiki harida ja kõiki nagu toetada selles suhtes, kõik kes tahavad osa saada. Ma ei näe seal mingit suurt probleemi, kui keegi tahab sellega liituda ja Riin võib lisada, kui tahab midagi. Ja täpselt, et meie eesmärk on ju seal anda nagu teadmine võimalikult paljudele õpetajatele, et kõik on teretulnud osalema ja kusjuures, et me oleme plaaninud, ma lisasin siia chati ka, et teil on võimalik osaleda nagu eri viisil, et osa sellest Moodle'is olevast materjalist on avalik, et lihtsalt lingi kaudu lähete sisse ja näete ja osa lihtsalt eeldab seda, et teil on Moodle'i konto. Aga ma ei usu, et see meie õpetajatel on probleem, sellepärast et tegemist on HTM-i poolt hallatava Moodle'i platvormiga, kus ju tegelikult väga paljud õpetajad on erinevates koolitustes juba osalenud. Kas tekib ka mingi õpihaldussüsteem, kus õpetaja näeb, kuidas õpilased uut vahendit kasutavad ja ta saab näha, kes vajab motiveerimist või abi? Jah, et siin seda nüüd 1. septembriks päris niimoodi lubada ei saa. Iseenesest see on jutuks olnud, et õpetaja võiks teatud asju näha. Täpsustame kohe ära, et õpetaja ei näeks neid chatte, mida õpilane räägib, aga et mingid indikaatorid, me nagu ma ütlesin, teadustöö all me niikuinii peame teatud asju nii-öelda välja arvutama ja teatud indikaatorid kokku saama, et põhimõtteliselt seda võiks olla võimalik õpetajale näidata. Kas see sünnib koostöös OpenAI-ga või kuidagi teistmoodi, tänasel päeval ei tea täpselt öelda, aga jah, et põhimõtteliselt see on jutuks olnud, aga ei saa või peaaegu kindel on, et see ei ole 1. septembriks sellisel kujul kasutatav.
Siin on küsitud ka siis haridusteaduste poolt protsessi põhjalikuma uurimise plaane, aga mulle tundub, Jaan, et sa oled seda päris hästi juba või päris põhjalikult avanud, et ma kas sa veel tahad selgitasin natukene jah, et ma võin lühidalt veel öelda, et lihtsalt et teeme neid plaane, aga jah, et kas nüüd siin oleks koht, kus neid on ju 10 minutiga selgitada, võib-olla ei, et jah, et ta on ka nagu kõik see muu, et ta on keeruline, sest me oleme teaduses ka, kõik need protsessid võtavad aega, et sa planeerid mingit väga konkreetset asja. Me tegeleme hoopis teisel nii-öelda absurdsel ajaskaalal, aga jah, ma saan öelda, et me teeme endast kogu aeg kõige parem. Siis on siin üks selline huvitav teemapüstitus, et kui me õpilased suuname kasutama seda uut rakendust, mis suunab neid mõtlema ja vastuse poole liikuma, et kuidas on siis õpetajatega, et me õpetajatele ju haridustehnoloogidena kogu aeg tutvustame vahendeid, mis aitavad neil kiiremini nende osa tööst ära teha. Huvitav, kas küsija vist on küsinud, et kas me peaks ka õpetajaid rohkem mõtlema, suunama? No eks ega siis õpetajat ei saa ju sundida, õpetaja on autonoomne, aga meie lootus on, et meiega koos mõeldes võib-olla ka mõni õpetaja natukene muudab seda, kuidas ka tema õpib, eks? Aga et õpetajad on kõik toredad täiskasvanud inimesed, kes saavad ise otsustada, aga meie loodame, et tulevad paljud neist meie tugiprogrammi ja saavad sealt mõningaid häid mõtteid ja kui nad neid ka kasutavad enda peal, siis fantastiline. Kuidas uus rakendus erineb ChatGPT assistendist, mis on õppetööks konkreetsel ainel ja teemal loodud? Jah, et põhimõtteliselt mõni haridustehnoloog, kes siin on, näiteks ta suudab täiesti ise teha sellise MyGPT põhjal näiteks assistendi, mis saabki mõnda ainet aidata õpetada, eks. Aga, ja see on nüüd natukene tehniline ja rohkem neile, kes tõesti on asjas sees, et kui see assistent, ta on prompti põhine, siis tal tekib vahel see probleem, või tegelikult päris tihti, et see prompt, milles see nii-öelda see assistendi osa on, läheb vastuollu süsteemi endaga, sellega, mis süsteemis sügaval sees on. Ja meie visioon praegu, ja see on see, mida OpenAI on meile praegu suusõnaliselt lubanud, on see, et kõik need nii-öelda targad asjad, mis me ütleme, need ei ole mitte prompti tasemel, vaid need on süsteemis sügavamal sees. Nii et juba sellise aspekti tõttu on see rakendus oleks erinev, et tal vähem tekiks seda sisemist konflikti selle vahel, mis see prompt ütleb ja mis ta tegelikult nagu sealt seespoolt on. Ja teine aspekt on see, et me loodetavasti siin mitmekuuses töös oleme lihtsalt selle mõned asjad veelgi nagu täpsemalt ja paremini läbi mõelnud. Kas on veel küsimusi, mida meil siin olijad tahaksid küsida suuliselt? Ja kui ei ole, me võime ka veel seal KKK-st midagi korra vaadata ja ega me ei pea ka inimesi ju liiga pikalt kinni hoidma, kui kõik on vastatud. Või peab infotund olema kindlasti tund, Riin? Ei pea olema tund. Kas ma võin küsida, aga natuke teisel teemal kui teehüpe, et ma arvan, sest on õpetajatel kasu. Sest kui ma käin õpetajaid koolitamas, siis on väga palju küsitud, et kuidas nad peaksid siis mis see erinevus kodutöödel ja hindamisel nii-öelda olema peaks, et mida nad peaks teisiti tegema, isegi kui see rakendust ja kõik ei tuleks. Kas oskad äkki sellel teemal, Jaan, veidike kaasa mõelda, et mida öelda? Jah, aitäh. Et üks peamine probleem, mis meil praegu on ja millest õpetajad enam ikka teadlik on, ongi see, et kui me anname kodutöö, mis on hindeline, siis on mingi tõenäosus, et õpilane teeb selle ChatGPT abil. Ja see protsent mõnes aines, mõnes kodutöös võib olla 10%, kes teeb, teises 50%. Ja tähtis on see, et praegu meil pole mitte mingit võimalust nagu määrata, kui palju seda teeb, eks. Mõni õpetaja, kui seal on loll tehisaru lause sisse jäänud, siis me võib-olla saame aru, aga see selleks. Ja siis ongi see probleem, et järelikult selle tõttu me ei saa edasi minna nii, et me anname hindelisi kodutöid ja mitte midagi ei muuda.
Seega esimene muutus, mida mina olen soovitanud tegelikult nüüd juba 2 aastat, mis ei puuduta nagu kuidagi üldse, et õpetaja peaks mingi tehisaruga tegema, ongi see, et võtame ära hindelised kodutööd ja teeme pigem asja ümberpööratult, nii et hindelised tööd on klassiruumis. Nad võivad ikkagi olla kirjatööd ka, eks on ju, kus õpilased kirjutavad, aga nad kirjutavad klassiruumis. Aga need võivad olla arutelud, need võivad olla mingisugused ettekanded. Hindeline töö klassis ja koju lükkame siis selle ettevalmistuse nendeks hindelisteks töödeks klassis ja ütleme, et te võite kodus kasutada tehisaru näiteks nii, et talt küsite küsimusi, üritate paremini õppida, aga otse loomulikult teil ei ole mingit kasu sellest, kui te nagu tehisarul lasete endale vastus lihtsalt öelda, siis te peate selle ise pähe õppima, et seda siin kirjutada. Et see on üks põhimõtteline muutus, mida on võimalik juba olnud teha tegelikult siis 2 aastat ja see, mis me nagu üritame augustist teha ja rääkida, see nagu ka peaks sellele toetama, et me ikkagi ütleme ka, et need hindelised kodutööd nüüd ja praegu ja igavesti nad jäävadki nüüd nagu selliseks väga viletsaks meetodiks, sest ei ole näha ei täna, ei homme, ei sellel aastal, et tuleks meetodid, millega saab tuvastada, kas keegi on tehisaru poolt tehtud ja seega on lihtsam teha nii, et me neid kodutöid ei hinda, vaid hindame seda, mis toimub klassis. Jaan, järsku sa natukene avad seda kordumate kippuvate küsimuste rubriigis olevat küsimust ka, et kas DiHüppe programmis osalemine on õpetajale kuidagi kohustuslik? Jah, ma tegelikult ütlesin ka, aga seda tasub mitu korda rõhutada, et ei, meie jaoks on väga keskne see, et te olete autonoomsed, te otsustate ise, meie tahame lihtsalt anda teile selle informatsiooni ja toe, et esiteks, et te näeksite, et on võimalik kasutada, et te saaksite paremini aru, kuidas on mõistlik kasutada, et teil oleksid need spetsiifilised oskused, kuidas seda täpselt kasutada. Aga ei, ühelgi õpetajal ei ole kohustust seda kasutada, küll aga ilmselt on väga praktiline nagu neid asju teada, mingeid asju, sest kui te ise ei kasuta, ka nüüd õpilased kasutavad, siis on nagu ma just eelmises vastuses ütlesin, on probleemid, kui te näiteks annate ka hindelisi kodutöid. Aga jah, meie jaoks teie olete kõik toredad, suured inimesed, keda meie saame ainult natukene toetada ja teavitada. Ja, aga räägime sellest ka, et mis me siis teeme nende õpilastega, kes näiteks võib-olla on koolis, kus mitte ükski õpetaja seda ei kasuta. Jah, et see ongi üks asi, mida me ju tänasel päeval väga hästi ei tea, et kui paljud koolid tulevad kaasa. Lootus on, et tulevad kõik koolid. Kas nad tulevad? Meie ei saa ju sundida, meie ei saa garanteerida. Mis on peaaegu kindel, on see, et õpilased igal juhul kasutavad. Ja nüüd, mis keskne küsimus võib-olla on see, et kas iga õpilane gümnaasiumis saab automaatselt selle programmi või peab siis kool sellega kuidagi liituma ja võib-olla isegi siin Riin saab täpsemalt vastata, et kas ikkagi nagu kooli direktor, juhtkond peab nagu kuskile nagu jah-sõna andma, et tema õpilased ka sinna kenasti liidetaks või ei? Riin ütleb. Et selles mõttes, et õpilaste nii-öelda nagu kasutaja õiguste haldamine käib ikkagi läbi kooli, mis tähendab seda, et me oleme ikkagi valmis kõikide gümnaasiumi juhtkondadega läbi rääkima selleks, et leida nagu see nende jaoks see parim lahendus, et kuidas nemad saaksid oma õpilastele ikkagi seda haridusrakendust kasutada. Ehk siis kool ikkagi haldab oma õpilaste seda kasutamist. Nii, Jaan, nüüd küsimus. Millalgi ringes info, et selle uue rakendusega seoses saavad õpilased isklikuks kasutuseks keskselt hallatava seadme. Kuivõrd tõele see vastab? Jah, no selles suhtes, et
kas me tänasel päeval oskame sellele kindlalt vastata? Ei, mida me teame kindlalt varasematest uuringutest on see, et esiteks, mida kõik teavad, on see, et enamikel õpilastel on oma vahendid, mitte kõigil, aga enamikel. Ja teiseks, mida me teame nagu uuringutest, mis me ise oleme ka teinud, on see, et kui õpilasele anda keskselt hallatav seade, siis ta ikkagi põhimõtteliselt kasutab enda seadet, kui tal on see enda seade olemas. Nii et seetõttu meie tugev soovitus on ka olnud nagu mitte anda kõigile seadmeid, sest et see oleks nagu väga suur viis, kuidas ka raha matta lihtsalt, eks on ju. Küll aga, kui õpilasel nüüd ei ole seadet, kus ta saab tehisaru kasutada, siis see on asi, millega kas tegeleb omavalitsus või ministeerium. Riin saab siin seda täpsustada. Just nii, et me oleme otsustanud, et me tegeleme juhtumipõhiselt sellega, et igal õppijal oleks võimalik seda rakendusest seda rakendust kasutada. Et seal ongi see küsimus, et me teame, et õppija alati ju eelistab oma isiklikku nutiseadet, kui tal see on, aga kindlasti on oluline, et need õppijad, kellel seda ei oleks, et neile me pakume võimaluse. Aga siin on hästi oluline roll kooli pidajal, et kellega me siis peame koostööd sellel teemal tegema. Mulle tundub, et meil ei ole rohkem praegu küsimusi ja ma arvan, et see on ka täiesti arusaadav, et küsimused võivad tekkida siis, kui te oma peas mõtlete, et millest täna Jaan rääkis ja kõik küsimused on oodatud, et võtke meiega ühendust, et võite kas või oma küsimused saata minu meiliaadressile või jälgige seda korduma kippuvate küsimuste rubriiki Digihüpe lehel ja ma usun, et